Ajal on vist ajast kahju, et ta mööda läheb. Ta ei peatu minutikski. Aega on ju vähe. Istuks korrakski ta maha, ajaks veidi juttu, siis ei lõpeks lapsepõli otsa nõnda ruttu. Armsad lõpetajad, lapsevanemad, õpetajad. 2020. aasta suvehakul on Rakvere põhikool taas valmis saatma uutele radadele klasside ja toredaid noori inimesi. See on meie koolile juba 23. kord. Palun lõpetajate saabumiseks püsti tõusta. Palun koolilipu toomiseks püsti jääda. Koolilipu toovad 9. klassi edukamad õpilased Hanna-Maria Kelu, Ando Järvi ja Helen Turban. Palume 9. klassil koolilipp 8. klassile üle anda. 8. klassist võtavad lipu vastu Emily Kristelle Andreev, Harli Gruube ja Laura Saprõkin. Soles
sõna on Rakvere põhikooli direktoril Lea Pilmel. Tere tulemast, meie armsad põhikoolilõpetajad, nende õpetajad ja valitud külalised. Olen lõpuaktustel tõstnud esile ühe sündmuse, mis aitaks õpilastel meeles pidada nende kooli lõpetamise aastat. Täna on see lihtne. Selgemast selgem, et 2020. aasta lõpetamise erilisus jääb mällu kustumatult. Olete need, kelle õnnestus viimased 2 kuud kodus õppida ja kool lõpetada lõpueksameid tegemata. Kuigi põhjus, miks tänavune põhikooli lõpp on erakordne, ei ole positiivse taustaga, võib kokkuvõtvalt nentida, et meil on hästi läinud. Eriline olukord on meid kõiki õpetanud. Näiteks seda, et võimalusi tuleb üles korjata. Ükskõik kui kehvad asjad ja ajad ka tunduvad, tuleb tõsta pilk ja näha võimalusi. Näha neid alati, sest need on alati olemas. Ja lõppude lõpuks saame täna, pärast pikka lahusolekut, olla siin koos, oleme terved ja rõõmsad, meil on kingitud imeilus päev. Kindlasti mõtlevad paljud, et ega sellist õppeaasta ja põhikooli lõppu meie koolis varem pole nähtud. Aga on. Tean teile rääkida vähemalt ühest varasemast teistmoodi lõpetamisest meie kooli ajaloos. Lugesin selle kohta kooli ühe vilistlase Toomas Valter Huigi mälestuste raamatust. Ta kirjutab. 1944. aasta jaanuaris jättis Saksa sõjavägi kõigi 4 Rakvere üldhariduskooli jaoks ühe ainsa maja, meie teise algkooli Tartu tänaval. Vahemärkusena ütlen, et selline oli meie kooli nimi tol ajal. Teistesse paigutati haiglad. Käisime nüüdsest koolis 2 korda nädalas. Et õpilased ära mahuksid, jaotati meid 3 vahetusse ja koolitunni pikkused olid 30 minutit. Kuid isegi nii kasin hariduse andmine lõppes märtsi eelviimasel nädalal. Ühel udusel õhtupoolikul 3. vahetusse minnes leidsime Saksa sõdurid koolimajast mööblite õue tassimas. 2 veoautotäit voodeid ootas tänaval sissekandmist. Koolijuhataja Raudsepp võttis viimase vahetuse saalis kokku, teatas, et õppeaasta on tänasest läbi. Klassitunnistuste kätteandmise korraldavad klassijuhatajad lähiajal võimalust mööda oma kodus. Infot levitatakse õpilaste kaudu. Lõputunnistused annab Kunderi ja Karja tänava nurgal olevas lehekioskist järgmisel nädalal välja tema ise. Graafik on esmaspäevast kioski vitriinis. Läksin oma kooli lõputunnistuse järele kolmapäeval 29. märtsil 1944. aastal. Punakas pruunis ruumikas 6-nurkses kioskis, mille vitriinid 3 küljes, istus ledi taga direktor ise. Jõudsin kioski ette ühel ajal 2 klassivennaga. Meid 3 nähes ütles härra Raudsepp, et ta süda ei luba elluastujaid nii tähtsal hetkel tänaval sappa seisma panna. Tõusis püsti, nööpis palitu kinni, tuli paljapäi kioskist välja, tunnistused näpus ning andis need meile käepigistuse ja soojade sõnade saatel üle. Nagu kuulsite, 76 aastat tagasi oli meil samuti väga teistmoodi põhikooli lõpetamine. Vaatamata sellele, et 1944. aastal jäi õpilastel põhikooli, siis küll 6-klassiline põhikool. Lõpust pea 2 kuud koolis käimata sai loo autorist hiljem tõlkija ja ajakirjanik. Paljud tema klassikaaslased läksid samuti edasi õppima ja neist said haritud inimesed. Olen kindel, et enne põhikooli lõppu 2 kuud distantsõpet ei ole teidki rumalamaks jätnud, pigem ikka vastupidi. Nähtavasti olete enda jaoks selgemaks saanud selle, milline tähtsus on koolil, klassikaaslastel ja õpetajatel. Olete saanud teada, milline on tunne, kui pead suures osas ise oma aega planeerima, kui kohe ei ole abi käepärast võtta, kui häid kaaslasi ei ole lähedal. Distantsõpe on olnud hea harjutus iseseisvamaks eluks ja seda oskust hakkab teil edaspidi aina tihemini vaja minema. Oleme õpetajatega vahel arutanud, et kas me teid siin väikeses koolis liialt ära ei hoia ja hellita. Silm on peal nii teie õppimisel kui muudel tegemistel ja nii kui meie arust midagi viltu hakkab kiskuma, sekkume. Räägime vahetunni all koridoris, paneme e-koolikirja, käsime õpiabisse minna, helistame vanematele, kutsume direktori kabinetti.
anname ka märku sellest, kui kõik on väga hästi. Kiidame klassi ees kogunemistel, trimestri ja õppeaasta lõpetamistel, kutsume direktori vastuvõtule, jagame kommi, kiituskirju ja raamatuid. Viimastel kuudel ei ole me seda kõike teha saanud ning nii on jäänud need ülesanded teie vanematele. Ja palju on sõltunud teist endist, teie soovist õppida. Albert Einstein on öelnud, tarkust ei saa koolis käimisest, vaid eluaegsest püüdest seda omandada. Lisaks on teil olnud distantsõppel palju aega, mida ise olete pidanud täitma. Olen kindel, et sisukas elu kuulub just nendele inimestele, kes ei ole mitte ainult haritud, vaid oskavad oma vaba aega targalt kasutada. Teie klass on kirju tore kooslus. Tervele klassile korraga mõeldes tuleb mulle naeratus huulile. Enamasti ühtehoidvad, viisakad, heatahtlikud. Kindlasti on selles oma roll ka kahel klassijuhatajal, õpetaja Karinil ja õpetaja Evel. Õpetaja Karin on lasknud teil igaühel olla mina ise ja samas püüdnud teid liita üheks seltskonnaks. Õpetaja Eve selged nõudmised ja emalik hool on saatnud teid viimased 5 aastat. Ükski kool ja õpetajad ei asenda aga kodu ja vanemaid. Juudi vanasõna ütleb, ema võib saavutada rohkem kui 100 õpetajat. Armsad lapsevanemad, tänu teile oma laste ja kooli toetamise eest. Oleme ausad, kasvamisraskusi on tänase lennu õpilaste seas olnud. Aga eks me teame, et targad mõtted tulevad tavaliselt alles siis, kui lollused on tehtud. Tasub meeles pidada, et kõik teevad vigu. Oluline on neist õppida ja kool ongi õppimise koht. Teie klassi tüdrukud on olnud algusest peale pigem tagasihoidlikud, aga väga tublid, püüdlikud õpilased, hea käitumisega, mitmete huvide ja harrastustega. Poistest rääkides saan öelda, et erinevused võivad nii rikastada kui peavalu tekitada. Sellega seoses on mul olnud õnn just poistega rohkem juttu teha ja mulle meeldib, et mitmed teist ise on olnud tihtipeale meie toredate jutu ajamiste algatajad. Aasta-aastat olete klassina õppimises rühkinud aina edukamaks. Meie õpetajad on teadnud, et õpetamine seisneb õpilaste sundimises olukordadesse, kus nad pääsevad ainult mõtlemise abil. Ja õpetajad ei ole kärpinud teie tiibu teie elu lihtsaks tehes. Suur tänu, õpetajad! Armsad õpetajad, loomulikult ei saa ma jätta mainimata, et olete minu lemmikklass. Seda olen teie poiste pealekäimisel mitmeid kordi viimaste aastate jooksul pidanud tunnistama. Loodan, et Rakvere põhikoolist on saanud teie lemmikkool ja nii ka jääb. Selleks on ju hulk põhjuseid. Koolimaja, hommikused teretamised, vahetunnid, sõbrad, koolihoov, koolilõunad, kogunemised, peod, oma klassi naljad ja palju muud. Tihti on nii, et kuni homme pole saabunud, ei mõista me, kui hea oli meil täna. Miski pole väärtuslikum kui tänane päev. Aeg on tõusta, aeg on minna taas. Võta kaasa hetked need, mida saad. See kõik nii uskumatu näib, et nii see maailm ringi käib, kord rõõmu, kurbust täis. Aeg on see, mis meid saadab nüüd siin. Meid paneb vaatama tagasi. Aeg on see, mis meist tuhmistab vead, sellest hoidma peab alles vaid head. Soovin, et Rakvere põhikool oleks teil südames, ka siis, kui lõpetate oma järgmisi koole. Kui kunagi saadate kooli oma lapsi, teie jääte meie südametesse. Palju õnne põhikooli lõpetamise puhul. Mul on hea meel anda teile Rakvere põhikooli lõputunnistused.
armsad lõpetajad, õpetajad, lapsevanemad. Aasta kõige toredam käskkiri, aga sealsamas kõige kurvem käskkiri. Seoses põhikooli lõpetamisega välja arvata Rakvere põhikooli õpilasnimekirjast alates 13. juunist õppenõukogu number 5, 6. juunist otsuse number 3 alusel järgmised 9. klassi õpilased. Anette Eti, Darjo Jahu, 9. klassis aastahinded 4-5. Ando Järvi, kooli kiidukiri hea õppimise eest 9. klassis ja pühendusega raamat, 3. kooliastme ainekiituskiri väga heade tulemuste eest eesti keeles, kirjanduses ja kunstis. Ott Robin Karu, Kevin Kello, Hanna-Maria Kelu, riiklik kiituskiri väga hea õppimise eest 9. klassis ja pühendusega raamat, kiitusega põhikooli lõputunnistus ja koolimärk. Mirjam Keskküla, 9. klassis aastahinded 4-5, 3. kooliastme aine kiituskiri väga heade tulemuste eest kunstiõpetuses. Raivo Kingumets, Raiko Kontkar, kooli kiidukiri hea õppimise eest 9. klassis ja pühendusega raamat, 3. kooliastme ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja kunstis. Karl Kullamaa, Lauri-Luis Laskja, Andreas Merilo, kooli kiidukiri hea õppimise eest 9. klassis ja pühendusega raamat, 3. kooliastme ainekiituskiri väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Johannes Naab, Miikael Partus,
Lauri Pass 9. klassis aastahinded 4 ja 5. Edward Pill, kooli kiidukiri hea õppimise eest 9. klassis ja pühendusega raamat 3. kooliastme aine kiituskiri väga heade tulemuste eest ajaloos. Marleen Põdra, Henelis Tammiksaar, Helen Turban, kooli kiidukiri hea õppimise eest 9. klassis ja pühendusega raamat 3. kooliastme aine kiituskiri väga heade tulemuste eest kirjanduses. Annabel Vainos, Mehis Vogt 9. klassis aastahinded 4 ja 5. Annan veel eraldi üle koolimärgi Anna-Maria Kelule, kes lõpetas meil siis põhikooli kiitusega. Seda ei juhtu igal aastal. Need on harvad juhtumid, see tähendab seda, et Anna-Marial on läbinisti kõik 5. Kodusoojust, koolivalgust, inimlapsel vaja. Kauged päikesed on külmad, tühi võõras maja. Kodusoojus, koolivalgus, valgus läbi aja. Elamiseks õige tihti ühte sõna vaja. paistab varem ette pool. Kunagine magistraal enam pole eluteel. Autoromudega kraav kaugele ei sõida need. Keegi oma suujad käed sulle õlgadele sääb. Selge kõik on korraga, muu ei loe. Õiemeega kruusis tee lahke suudlus tilluke annab tunde südamel, muu ei loe.
Olivia Kruusmaa. Armsad lapsed, kallid kolleegid, lugupeetud lapsevanemad. Kevad on imeline aeg, täis rõõmu ja ootusi, lootusi, aga ka nukrust ja mälestusi. On koolilõpu aeg. Täna saadame teile oma 23. lennu ehk minu klassi. Armsad lapsed, 9 aastat olete tänasesse päeva jõudmiseks tugevasti pingutanud. Jääb üle vaid ühele eluetapile punkt panna. Olete kätte saanud oma lõputunnistuse, kuulnud juba kilode kaupa häid soove ja olnud viimast korda koos oma klassiga. Ja varsti te läinud oletegi. Rammimas juba uutel radadel, tarkust taga ajamas, tõestamas tõestamatut, avastamas maailma, mis enamasti on tore, täis rõõmu, põnevust, seiklust ning armastust. Kui me 5 aastat tagasi kohtusime, olite pisikesed ja täitsa nunnud. No kui täpsemalt väljenduda, siis võib-olla mitte nii väga nunnud. Nii et kui direktor mulle klassijuhataja kohta pakkus, võtsin ikka nädala mõtlemisaega. Mäletan, et kui otsus sai tehtud ja sellest tüdrukutele üle tööõpetuse klassi ukse teada andsin, jooksite mulle koolihoovi järele ja näisite kohe täitsa õnnelikud. Loodan, et olen nende aastate jooksul teile toeks ja abiks olnud ja et ma ei ole teie ootusi petnud. Direktor siin juba rääkis, millised te olete. Mul jääb üle ainult korrata, et tõepoolest õpihimulised ja targad, jutukad ja naljatlevad, otsekohesed ja ühtehoidvad. Tüdrukud kindlasti tagasihoidlikumad kui poisid, kes on isepäised ja natukene julgemad. Reisidel olite alati toredad kaaslased, koolis aga eesmärgikindlad ja oma õiguste ees seisvad. Ühesõnaga noored, kes ei jää elus hätta ja kelle ees on kõik uksed lahti. Meil on teiega olnud palju toredaid ettevõtmisi. Oleme vaadanud teatrietendusi ja kontserte, külastanud Helsingit ja vallutanud Riia, Tallinnast, Tartust ja Hiiumaast rääkimata. Kahju lihtsalt, et London nägemata jäi. Igalt poolt oleme kaasa kogunud suurel hulgal toredaid mälestusi. Aga lõbustuste kõrval ei saa me unustada ka oma põhitööd õppimist. Meelde tulevad pikad koolipäevad, mille keskel oli nii õnnestumisi ja võite, kui ka pettumusi ja muret, millest aastate jooksul aitas üle saada nii umbes 100 kilo komme, mis te nahka pissite. Ja head hinded on teile väga olulised, aga need ei tule ilma pingutuseta. Hanna-Maria, Edward, Ando, teie tulemused läbi kõikide aastate on parimad. Edukalt olete osalenud erinevatel võistlustel, olümpiaadidel ja see kõik kokku on lihtsalt imetore. Aitäh teile! Mehis on meie klassi kindlasti kõige parem looduse tundja. Andreas suhtub tõsiselt kõigesse, mida ta ette võtab. Dario teadis juba ammu väga täpselt, kes temast tulevikus saama hakkab ja mida ta tegema hakkab. Kevin on alati viisakas ja meeldiva käitumisega ja tema $1 miljoni naeratus sulatab kõigi südamed. Ott Robin on oma õpingutes olnud ääretult tubli. Jätka samas vaimus. Karl on kord olnud meie klassis ja siis jälle ei ole olnud, aga lõpptulemus on ju oluline. Lõputunnistus on käes ja saab juba minna ametit õppima. Kui mul arvutialast abi läks vaja,
pilt kadus ära või häält ei olnud, nagu te teate, eks ju. Aitas mind alati Lauri Luis. Lisaks sellele on ta imeliselt tugev, hea esineja hääl, mida ta võiks teises koolis arendada. Aitäh sulle! Raiko arvamust lihtsalt ma pidin kuulama, sest see oli alati õige ja ma sain sellega arvestada. Kui Mirjam on meie klassi kõige tagasihoidlikum laps, siis laulu hääl on tal lausa imeline. Küllap te varsti kuulete. Helen on ennast õppimises näidanud alati väga heast küljest, aga just viimastel aastatel on saavutanud ta suurepäraseid tulemusi nii eesti keele olümpiaadil kui ka kirjandivõistlusel. Marleen on peaga tüdruk, jagab väga hästi reaalaineid ja joonistab väga ilusti. Jätka samas vaimus. Anette on väga sõbralik ja väga püüdlik laps ja tal on väga huvitavad hobid, millest ta võib-olla paljudele polegi üldse rääkinud. Johannes on meil põhjalik poiss, kelle koolitööd ei valminud just alati õigeaegselt, aga see-eest olid täpsed ja viimistletud. Hene-Liis on väga armas laps, alati abivalmis, püüdlik, rahulik ja tema sõbralik olek, see teeb sinuga suhtlemise väga meeldivaks. Annabel on pisikene, aga väga hakkaja, kes alati abistas, kui meil nõu või jõuga oli vaja mõnda esinemist välja mõelda. Ja tänan sind väga selle eest. Lauri on äärmiselt tubli ja viisakas poiss. Silma jääb ta oma rahuliku oleku ja rõõmsa meelsusega. Raivo tuli meie klassi küll veidi hiljem, aga kohe leidis ta endale palju sõpru. Ta on äärmiselt tubli ja viisakas. Ning lõpetuseks Miikael, kes oma toredate ütlemistega aeg-ajalt õpetajaid rõõmustas ning kes klassigrupis mulle alati vastas, kui kirjutama juhtusi. Lugupeetud lapsevanemad, tean, et täna on teie jaoks väga tähtis päev ja küllap olete juba mitu korda jõudnud mõelda ka oma lapse esimese koolipäeva peale, kas siis siin koolis või kusagil mujal. Kindlasti oli muret ja ootusärevust, kuidas lapsel koolis minema hakkab, kas ta ikka hakkama saab. Aga kui me näeme, on kõik läinud väga hästi, on saanud hakkama küll. Ja olen kindel, et nii mõnigi reegel või valem on teile endalegi nende kooliaastate jooksul pähe kulunud. Tahan teid kõiki tänada äärmiselt meeldiva koostöö eest. Te olete klassijuhataja unistuste lapsevanemad. Mitte ükski probleem polnud liiga raske, et sellele lahendust ei leitud. Kõiki kohtumisi teiega ootasin väga. Tahan tänada mõnda lapsevanemat, kelle panus klassi ellu oli võib-olla natukene suurem kui teistel. Ja see panus oli nii aeg, nii kord ka raha. Ja ma tahaksin kõigepealt siia kutsuda Mirjami ema Marge. Palun. Taarjo ema Sigrid. Lauri ema Eveli. Karli ema Raili.
Edvardi ema Marge. Hene-Liisi ema Eiliin. Anna-Maria ema Linda. Ja Raiko ema Kati. Ma tänan teid kõiki lapsevanemaid, sest teile võis alati helistada mõne lapsega seotud mured kurta ja olite mõistvad ja sõbralikud ja oli suur ja rõõm ja au teiega tuttavaks saada. Kallid kolleegid, õpetajatöö on vaheldusrikas. Aine, mida sa annad, jääb küll samaks, aga klassid on ju kõik erinevad. Arvan, et jäite meie klassiga rahule ja aitäh teile suure töö ja vaeva eest ja mõistva suhtumise eest. Tänane päev on emotsioonide ja meenutuste rohke. Homme on aga tänane päev juba minevik. Jääb vaid mälestus. Soovin, armsad lapsed, teile, et mälestus koos oldud ajast, oma sõpradest ja klassikaaslastest, õpetajatest ja koolitundidest ja kontrolltöödest, esinemistest ja ekskursioonidest ehk kõigest õnnelikest ja õnnetutest hetkedest siin koolimajas, mida kogenud olete, jääb sooja mälestusena teie südamesse. Minu südamesse jääte küll igaks ajaks ehk eluks ajaks. Aitäh teile! Lapsevanemate nimel saavad sõna Piret Kaljula ja Ineken Karu. Kallid lõpetajad, vanemad, austatud õpetajad, direktor, lugupeetud kokad, koristajad, majahoidja. Kõik, kes te olete panustanud nende noorte inimeste kasvamisse. Taevast ja unest, merest ja maast sündis muna. Sääl sees koos on äratundmise tiivad. Kiikudes roos, kiikudes vees, nad korraga avanevad ja hoos pildi liikuma löövad. Oled sa valmis, mu hing? Kallid lõpetajad, olete te valmis? Paraku sellest vastusest palju ei sõltu, sest uus on alanud. Te olete saanud kätte oma lõputunnistused ja saate edasi minna mööda oma teed. Suure raamatu, mille pealkirjaks on Minu elulugu, üks väga tähtis peatükk on lõppemas ja uus on avanemas. See, milline järgmine peatükk olema saab, sõltub sinust endast. Sa võid tunda end rahutuna, kui näed oma sõpru endast eespool kõndimas. Sa võid isegi neist maha jääda, kuid see on sinu tempo, mille sa valid oma teekonnal. Sinu teekond, sinu peatükk raamatus on ainult sinu enda teha. Väikeste sammudega oma eesmärgi poole. Pole vaja kiirustada, sest muidu jääb midagi nägemata, läbi kogemata. Leida aega iseendale ja mõelda läbi, milline teekond valida. Hinga sügavalt sisse ja usalda oma vaistu. Ja isegi kui kukud, pühi põlvedelt tolm ja astu sirge seljaga edasi.
üks inimene võib unistada suurimat unistust, maalida kaunimat pilti ja leida lõputuid võimalusi, mida elu pakub. Ja kui sul esimesel katsel midagi ei õnnestu, siis teine katse on kindlasti parem ja kolmas veelgi parem. Ära iialgi anna alla oma unistuste täitumisele. Ja kui sul hetkel ei ole oma unistust, siis sellest ei ole ka midagi. Sina ise juhid oma elu. Usalda oma südant. Me ei ole veel kaugeltki lõpetanud, siin läheb natuke aega veel. Enne kui läheme edasi, mõtleme korraks tagasi. Ja mõtleme korraks tagasi 1. septembrile aastal 2011. Enamus teist seisis siinsamas saalis, pisikesed, arad, hinges ootusärevus. Ja ma mäletan, et ma tol hetkel mõtlesin, et 7 aastat on läinud väga kiiresti. Hetk veel, ma pilgutan korraks silmi ja need samad noored on siinsamas saalis ja saavad kätte oma lõputunnistused. Tõesti, see 9 aastat ongi lennanud linnutiivul. Ja algusesse tagasi minnes tahame tänada õpetaja Karinit, kes hoides ja hoolides, toetades ja juhendades, andis lastele kaasa teadmise, et nad õpivad iseendale. Esimene õpetaja määrab suuresti, kas õppimine saab popiks. Selles klassis õnneks sai. Sidemest nende laste ja õpetaja Karini vahel annab tunnistust see, et ka peale 4. klassi lõppu leidsid lapsed tihti üles tee õpetaja Karini klassi ja käisid jagamas oma muresid ja rõõme. Plaksutame kõigepealt õpetaja Karinile ka. Armas õpetaja Eve, täname sind, et aitasid noortel märgata nende tugevaid külgi ja parandada arengukohti. Aitasid sõnastada ja leida eesmärke, mille poole püüelda. Ei olnud ainult õpetaja rollis, vaid avasid ka oma koduvärava nii õpilastele kui lastevanematele. Suur tänu toredate hetkede, väljasõitude, soojuse ja helluse eest. Täname noorte mõistmise, toetuse, individuaalse lähenemise eest igale meie lapsele. Suur tänu, et päevast päeva endast laste arengu toetamisel nii palju andsid. Toetasid nende noorte inimeste kujunemist ja arengut. Õpetajad, teame, et see, mida teete, on väga raske. Samas, kui tulemuseks on klassitäis noori rõõmsaid inimesi, ei ole ükski minut tühja läinud. Täname, et olete meie laste jaoks olemas olnud. Teeme õpetaja Evele ka aplausi. Ja samamoodi, nagu me Doris Karevaga alustasime, Karevaga ka lõpetame, meie ei määra, mismoodi meid mäletatakse. Võime vaid valida, mis on see, mida meie ei teinud. Ärge jätke tegemata asju, mis on teie jaoks olulised, võidelge selle eest, millesse te usute. Aitäh! Kaheksanda klassi poolt saadab lõpetajad teele Emili Kristelle Andreejev. Armsad üheksandikud, kuna olukord nõuab, et ma pean tegema lühidalt, siis ei hakka ma siin pikalt meenutama neid situatsioone ja olukordi, millega te meile meelde jäite. Sealhulgas olukordi, kus me teid imetlesime ja kus te meile täiega närvidele käisite. Olgu selleks siis kaheldava pädevusega asendusdirektor Lauri Luis või siis roosade tuledega kauboimütsis inglise keele õpetaja Mirjam ja muidugi kõige tipuks teatud seltskond tegelasi, kes vahetundides õpetaja Eve Kruusmaa kommikavarust ühendasid ning hetk hiljem juba meie klassi kommikausi juures mõista andsid, et nad kunagi oma elus pole kommi saanud. No, ja juba olengi ma pikale läinud. Tegelikult tahtsime sulle öelda, et kas sa tead, et sa oled praegu kõige targem. Sest nagu on öelnud juba kirjanik ja ajaloolane Will Durant, et haridus on oma rumaluse jätkuv avastamine. Ja mida muud see tähendabki, kui seda, et sa pole praegu veel piisavalt tark, et aru saada, kui vähe sa tead. Ehk siis nagu üks teine tark mees on öelnud, õppida, õppida, õppida. Mine, avasta maailma. Õppi, mis meeldib ja sisse toob, sest haridus on see, mis kindlustab vabaduse.
tuleme teile aasta pärast järele. Aitäh! Üheksanda klassi nimel saab sõna Hanna-Maria. tere armsad klassikaaslased, õpetajad ja külalised. Täiesti märkamatult on aeg liikunud nii kiiresti, et 9 aastat põhikooli ongi läbi. See on natuke hirmutav, et sügisel pole enam ootamas tuttav koolimaja, õpetajad ega klassikaaslased. Olen kindel, et 1. septembril mitte enam Rakvere põhikoolis, vaid siis juba mujal uut kooliaastat alustada on päris kummaline. Aga eks iga asi saab kord otsa, nagu vahel said sööklas makaronid otsa ja kuigi see valmistas pettumuse, leppisime kartulitega ja liikusime edasi, lootes ehk järgmine kord veab. Või siis, kui kontrolltöö ajal see pastakas tühjaks. Küsiti kõva häälega üle klassi sõbralt ja õpetajalt uut. Muideks, õpetajatel on vahest suuremad kiired arvete kui te arvatagi oskaksite. Õpetajad, aitäh teile kõigile nende laenatud paberite ja pastakate eest, mida te osaliselt kunagi tagasi ei saanudki, ning lugematute kommide eest, mis tegid pikad koolipäevad palju magusamaks. Aga kõige tähtsam, jagatud tarkuse ja teadmiste eest. Samuti, et olite lihtsalt toredad, sõbralikud, ägedad ja tunnis vahest ikka teemast kõrvale kaldusite ning rääkisite muudel teemadel. Need olid minu lemmikud. Aitäh teile! Rakvere põhikooliga seostuvad alati ka ülejäänud koolitöötajad, kokad, mis oleks söökla nendeta, rõõmsameelsed koristajad, huvijuht ja vähemalt nii palju, kui mina olen näinud, alati särtsakas direktor. Ja kuigi armsaks on saanud kõik, kes selle 9 aasta jooksul meie ümber olid, jäävad eravalt meelde ikka klassijuhatajad. Õpetaja Karin Keskla. Olen väga õnnelik, et just tema oli algklassidest meiega. Sest peale selle, et ta on iga päev stiilne ja hoolitses ka peale 4. klassi meie kalade eest, oli ta alati lahke ja abivalmis, pühendunud. Ah jaa, üks päev vaatasin oma 1. klassi päevikut. See oli kleepse täis. Aitäh, Karin! Õpetaja Eve. Nagu sa juba ütlesid, kahtlesid alguses, kas ikka on õige otsus meie klassijuhatajaks hakata. Oli. Kes siis muidu oleks meid igapäevaselt kommidega varustanud? Ja
aasta lõpus enda juurde grillima kutsunud. Ja kuigi sa olid äärmiselt tore klassijuhataja, arvan ma, et eesti keele õpetamises oled parim. See on kindlasti üks asi, mille pärast ma gümnaasiumisse minnes muretsema ei pea. Sinust teevad meelde ka mõned ütlused, näiteks nagu kukekurvastus. Ja selle on ilmselt mõjutusi andnud see, et õpetad ka kirjandust. Aitäh, Eve, nende säravate aastate eest. Tooge talle tooli. Aeg on tõusta, aeg on minna taas sinna, kus kumamas hele valge maa. Võtan kaasa hetked need, mida saan hoida endaga, kuniks unustan. See kõik nii uskumatu näib, et kogu maailm ringi käib, kord rõõmu kurbust täis. Aeg on see, mis meid saadab nüüd siin, kandmas kaugele edasi viib. Aeg on see, mis neist tuhmistab pead, mis olnud halb, sellest loobuma pead veel. Kuulata vaikust, seisata valguses, lase tunnetel vabaneda sel teel. See kõik nii uskumatu näib, et nii see maailm ringi käib, kord rõõmu kurbust täis. Aeg on see, mis meid saadab nüüd siin, kandmas kaugele edasi viib. Aeg on see, mis neist tuhmistab pead, mis
tahad olla vaba, ole vaba. Olgu kõrge, kaunis sinu lend. Kes võib teada, kuskil teede taga on ehk, mida oled igatsend. Kodutuse tuuled ja võib olla imeline vikerkaaremaa. Unistuseks ainult see võib olla, mille juurde päriselt ei saa. Palun lipu äraviimiseks püsti tõusta. Palun lõpetajate saatmiseks püsti jääda. Aeg lennates läheb. Nüüd on võimalik lõpetajaid õnnitleda.